Tere! Tänases saates teeme kokkuvõtte aprillikuu olulisematest teemadest, kuhu mahub teadust ja tehnoloogiat, pidulikke hetki, mõõduvõtmisi ja saavutsi ainevõistluste olümpiaadidelt, sporti kui ka vaariat. Aprillikuu on Tallinna Haridusameti poolt kuulutatud südamekuuks, mis viib südamerahuni ja lisaks naer on terviseks. Millest alustame? Tants toob alati naeratuse suule, loob hulgaliselt positiivseid emotsioone, liidab klassi ühtsemaks ja tagab ka tervise, nii vaimse kui füüsilise. Ikkagi lõbus liikumine muusika saatel. Teie ees on hetked 15. ülekoolilisest klasside vahelisest tantsuvõistlusest. Tere sõbrakesed! Täna räägime Eesti muusika rännakust läbi ajaloo. Eestlaste muusika, see on üks vapustav teema. No tõepoolest, entusiasm, kirg, rõõm ning tantsulust. Seda tundsid pealtvaated, žürii ja kaasaelajad. Ka kaunis kunst tagab meelerahu, pakub silmailu ja ergutab vaimu. Vaatamegi nüüd 4. ja 7. klasside õpilaste loometöid. Meeleolukas lõpukella aktus abiturientidele kinnitas õppetöö lõppu ning juhatas sisse eelseisva eksamiperioodi. Meenutame. Iga päev, iga tund käib siin hoolitsev lend, igal tooja. Äge oleks olla YouTuber, influencer või äpierendaja, kes meist ei tahaks telefonis passida, seda tööks nimetada ja selle eest veel head palka saada. Aga teate, mul on siin mõned asjad. Võtke endale, kui tahate. Näe, imelik. Siin on sulle üks sulepea. Sa oled küll ilge lõhvalt, aga vähemalt sa ei käi kaebamas. Kevad tuleb. Künkad ja kõrgemad kohad mustendavad. Põldudele tulevad uhked, mustakuue mehed ja laulavad terve päeva. Iga hommikuga tuleb lauljaid juurde, justkui valmistutaks laulupeoks. Kuid varsti on kooliruumid tühjad. Lähevad need, kes õpetajatele küll palju meelehärmi on tekitanud, kuid ometi nii armsaks on saanud. Aitäh veel kord koolile ja õpetajatele, et meid 3 aastat kasvatasite, lootes, et meist võib midagi saada. 77. lend tänab teid. Kallid lennukaaslased, on olnud mõnusad 3 aastat. Ma soovin teile edu edasises elus ja võite rõõmu tunda, sest minu kõnesid te rohkem kuulama ei pea. Aprillikuu on ka ainevõistluste ja olümpiaadide lõppvoorde mõõduvõtmiste kuu. Meie õpilased näitasid suurepäraseid teadmisi erinevates ainetes. Alustame loodus, täppisteadus ja tehnoloogia valdkonna saavutustega. Koostöös TalTechiga toimusid nii Rakett 21 kui Satelliit 21
finaalvõistlused põhikooli ja gümnaasiumi arvestuses. Teemadeks ehitus, materjaliteadus, elektroenergeetika ja inseneeria. Väikesed koolikaaslased paistsid silma aga heade teadmistega ülelinnalisel matemaatika nuputamisvõistlusel Rosin, kus tulemuseks 3. koht. Meie võistkonna tugevuseks oli leidlikkus, loogiline mõtlemine, oskus leida nutikaid lahendusi ning ülesannete kiire ja täpne lahendamisoskus. Edukas esinemine oli ka Eesti nutispordi meistrivõistlustel, kus tippspordi 7 võistlustel saavutas suurepärase tulemuse. Esimese koha 8. B-klassi õpilane Inge-Britt Tamm ja 4. koha Sergio Tripodi 4. B-klassist. Koolide karikavõistluse üldarvestuses saavutasime 4. koha. Pronksmedal tuli Balti informaatika olümpiaadilt, mis toimus Espoos. Mõlemad noormehed võistlesid edasi rahvusvahelisel areenil augustikuus Usbekistanis. Esikohad saavutati ka inglise keele kõnevõistluse üleriigilises lõppvoorus. 73. füüsikaolümpiaadi üleriigilises lõppvoorus olid edukad Ove Virunurm 9. B ja Rain Martin Ohlau 12. A-klassist, kes võistlesid edasi Põhja- ja Baltimaade füüsikaolümpiaadil. Ajalolümpiaadi parimaid ootab ees tänuüritus Haridus- ja Teadusministeeriumis 15. mail. Paš koolide keeleõppevõistlusel Tookohne Grensen tuli õpilastel ette valmistada ja läbi viia jutusaade. Rahvusvaheline žürii hindas kõrgelt meie õpilaste esitust ja head taset, mis tõttu lähevad noored maikuus festivalile Berliini. Kooli kammerkoor tõestas taas oma võimekust Eesti kammerkooride festivalil, pälvides võistlu laulmisest 2. koha. Osales 24 koori ning festival toimus seekord Rakveres Arvo Pärdi muusikamajas Uku Aru. Terve vald oli kokku võetud, kirjalikult kokku kutsutud, külalisi igatselt siin minu vargas agagi paalutud. Tõmmi parem meiu koosid manikese endale, malmi kavedam meiu läheb tõngile merele. Pulma viida purulidale, viina 50 vaati, pulma või kokku toodi, nõnda palju kui saadi. Polge vaadjad praegu vist üle 1000 äära, terve toidab pessisi, pulma uksted käära. Nüüd on aeg spordiuudisteks. Anname sõna toimetusele. Liis-Mari Männik, palun. Alustame saavutusega TV10 olümpiastarti, kus 6. B-klassi õpilane Helene Miia Millend saavutas 2. koha kaugushüppes tulemusega 5.27. Vaid 2 sentimeetriga meie saate vaatajatele juba tuttavat Helene Miia Millendit Tallinna 21. koolist, kes sai kiiruse ja sammu klappima viimasel katsel ning näitas siis 5 meetri ja 27 sentimeetri pikkust hüpet. Silma paistsime ka Eesti meistrivõistlustel maadluses, kus 6. C-klassi õpilane Kaarel Kaasik võidutses Kreeka-Rooma maadluses, kaalus 48 kilogrammi. Koolipingsi finaalis oleme ikka olnud esikolmiku kohtadel, pannes põhikooli arvestuses ainsana välja lausa 4 võistkonda. Sportvõimlemine ja tants on kuulunud paljude õpilaste meelispordialadeks. Esimene koht võistluselt Estonian Danceport Open 2026. Nüüd meenutus esimese kooliastme õpilaste kaunitest lihavõttepesadest aatriumis. Tänast saadet jääb lõpetama imeline kevadkontsert Estonia kontserdisaalist.